Sõda on kõigest üks malemäng. Laua taga istuvad kindralid ja poliitikud, kes juhivad kõike kaugelt, kuid tegelik sõdimine toimub malelaual, lahinguväljal. Lihtrahvas sümboliseerib kõiki mängunuppe. Remarki teosest Paul, ta klassikaaslased ning ka ta eakaaslased on etturid, keda saadeti rindele, kus nende elu muutvad otsused muutuvad kõigest mängukäikudeks. Remark teadis seda isiklikult. Ta oli esimese maailmasõja ajal sõdur, kes nägi, kuidas noored mehed läksid rindele teadmisega, et sõjas võitlemine ja suremine on väärikas. Jah, nad kaitsevad oma poole kuningat, oma riiki, kuid nad teevad seda oma elu arvelt, et malemängijad saaksid käikusid sooritada, mängida nende eludega kõigest sellepärast, et kahe mängija vahel on tekkinud konflikt. Sellist karmi tõde silmitsevad ka Paul ning ta sõbrad, kes arutavad ja mõistavad, et ka nende ülem Himmelstos pole keegi muu kui teistsugune mängunupp. Oda või Ratsu või Vanker. Ta oli lihtinimene, postiljon, kes sai kõrgema positsiooni kui teised. Aga kõige karmimat tõde märkab Paul rünnaku ajal, kui ta peab pommisüvikusse peituma. Samasse süvikusse tuleb ka vaenlane, kes on prantslane, Gérard Duval, kelle ta koheselt tapab. Aga kuna rünnak kestis veel edasi, pidi Paul veel pikka aega enda tapatööd silmitsema. Tal oli aega järele mõelda, millega ta just oli hakkama saanud. Ta õppis, et ka vaenlasel on oma pere, lapsed ja elu, mida elada. Ka vaenlane oli kõigest üks ettur malelaual, keda juhiti kaugelt samamoodi ohvriks. Enne seda oli grupp mõelnud, me oleme ju siin, et Isamaa kaitsta. Aga prantslased on ju ka siin, et Isamaa kaitsta. Kellel siis õigus on? Sõja malelaual mängivad suurt rolli etturid, kes peavad teiste etturite vastu minema. Aga males ei lõppe mäng peaaegu kunagi nii, et enamik ettureid jääb lauale.